Tervist! Räägime täna millestki, mis puudutab meid absoluutselt iga päev. Meediapädevusest. Miks see üldse korda peaks minema? No vaata, tänapäeva maailmas on oskus eristada tõde valest ja mõista, miks keegi sulle midagi räägib, sama oluline kui lugemisoskus ise. Nii et lähme asja kallele. Hea küsimuseks, mõtle korraks päriselt oma päeva peale. Hommikul esimese asjana telefonist uudised või äkki kuulad tööle sõites mõnda podcasti. Lõuna ajal kerid sotsiaalmeediat. Meedia on meiega nii kokku kasvanud, et tihtipeale me ei pane seda isegi tähele. Ja just sellepärast ongi ülioluline aru saada, mis asi see meedia üldse on. Okei, et selles kõiges supis kuidagi selgust saada, tuleb alustada täitsa algusest, peame, laduma korraliku vundamendi alla. Vaatame üle need põhimõtted, millele kogu see keeruline maailm tegelikult on üles ehitatud. Meedia kõige lihtsamalt öeldes ongi sild. See on lihtsalt vahend, mis ühendab infosaatjad, olgu see siis mingi suur ajalehe toimetus, telekanal või su oma sõber Instagramis, sinuga. Sinuga kui vastuvõtjaga. See on see kanal, mille kaudu info liigub. Nii, kui meedia on see sild, siis massikommunikatsioon on see, mis üle selle silla liigub. See on see tegevus ise, kus üks ainus sõnum saadetakse korraga tuhandetele või isegi miljonitele inimestele. Ja siin peitubki see võim, eks ole, see protsess võib täielikult kujundada seda, mida me mõtleme ja mida me väärtustame. Aga oot, siin on üks väga oluline konks. Kogu meedia ei ole kohe kindlasti ajakirjandus. Ajakirjandus on midagi palju spetsiifilisemat. Vaata, ajakirjanike seob eetikakoodeks. See tähendab, et nad peavad fakte kontrollima, olema tasakaalukad, allikakriitilised. Ja just see ongi see, mis eristab üht korralikku uudisartiklit suvalisest Facebooki postitusest. Nüüd aga lähme natuke sügavamale. Et meediat päriselt mõista, peab teadma, kust tuleb raha. Vana hea ütlus ju, kes maksab, see tellib muusika. Vaatame siis, kes need maksjad on. Põhimõtteliselt on meil kaks suurt mängijat. Ühel pool on avalik-õiguslik meedia, Eestis siis näiteks ERR. Nende eesmärk pole raha teenida. Nende missioon on pakkuda avalikku teenust, harida, informeerida, hoida meie kultuuri. Ja raha selleks tuleb meie kõigi ühisest potist ehk riigieelarvest. Teisel pool on siis erameedia, näiteks Postimees Grupp. Nemad on äriettevõtted. Nende eesmärk on teenida kasumit ja see tuleb reklaamist ja tellimustest. Kumbki pole iseenesest halb või hea, aga nende eesmärgid on täiesti erinevad. Ja see loomulikult mõjutab ka sisu. Vaba ajakirjandus, see on üks demokraatia alustalasid. See on see, mis hoiab võimulolijad vastutavana ja annab hääle neile, keda muidu ei kuulataks. Aga nagu ikka, suure võimuga kaasnevad ka suured ohud. Teate, räägitakse, et meedia on 4. võim. Meil on valitsus, parlament, kohus ja siis on meedia. Tema töö on neil kõigil silma peal hoida, toimida nagu ühiskonna valvekoerana, mis haugub, kui midagi on valesti. Ja see ongi meediavabaduse kõige üllam ja olulisem roll üldse. Aga mis saab siis, kui seda võimu kuritarvitada? Mis juhtub siis, kui see valvekoer hakkab hoopis valet isandat teenima? Siis muutub see sama tööriist, mis peaks meid kaitsma, hoopis relvaks meie endi vastu. Ja siin tuleb mängu propaganda. Propaganda pole aus vaidlus. See on manipuleerimine, puhas ja lihtne. Ja sellel on tavaliselt väga selge retsept. Esmalt märgitakse su emotsioonidel viha, hirm, lootus, siis söödetakse sulle ette moonutatud või poolikuid fakte ja lõpuks ongi eesmärk panna sind käituma nii, nagu keegi teine seda soovib. Ja tänapäeva tehnoloogia teeb selle kõik veel kordades võimsamaks. Sotsiaalmeedia algoritmid opivad sind tundma ja siis nad hakkavad sulle näitama ainult seda, mis sulle juba meeldib, mis su arvamust kinnitab. Nii sa satudki kaja kambrisse. Sa kuuled ainult iseenda hääle kaja ja kõik, kes mõtlevad teistmoodi, tunduvad sulle täiesti võõrastena. Ja see on koht, kus ühiskond hakkab lõhenema. Ja vahet tuleb teha ka ajakirjanduse enda seis. Ühel pool on niinimetatud kollane ajakirjandus. Nemad jahivad klikke, skandaale, emotsioone. Faktikontroll, see on teisejärguline, peasi, et šokeeriks. Teises kraavis on kvaliteetiajakirjandus, mille jaoks on tõde ja faktid A ja O. Ja sinu kui nutika meediatarbija töö ongi need kaks ära tunda. Okei, me oleme rääkinud suurtest meediamajadest ja nähtamatutest algoritmidest. Aga lõpuks taandub kõik inimestele. Sest tänapäeval ei mõjuta meid ainult kanalid, vaid üha rohkem konkreetsed isikud, kellel on meie üle üllatavalt suur võim. Mõiste arvamusliider on tegelikult vana asi. See on see keegi, keda sa oma ringkonnas usaldad. See võib olla ekspert, mingi kogukonna eestvedaja, tema sõna lihtsalt maksab. Tema on see, kes aitab meil keerulist infot lahti mõtestada ja seda kuidagi raamidesse panna.
ja nüüd on see idee olulisem kui kunagi varem. Need klassikalised arvamusliidrid on saanud endale uue kuue. Me kutsume neid mõjuisikuteks ehk influencerideks. Nad on sotsiaalmeedias üles ehitanud tohutu usalduse ja nende sõnal on jõud. Nende veenmisjõud on nii suur, et isegi traditsiooniline meedia ise kasutab neid oma kampaaniates. Piirid on täiesti hägustunud. Nii et ma jätangi su õhku ühe küsimusega. Keda sina usaldad ja miks? Kui sa järgmine kord telefoni haarad, et uudiseid lugeda või Instagrami kerida, siis lihtsalt mõtle korraks sellele. Kes räägib? Mis on ta tegelik eesmärk ja miks ma peaksin teda uskuma? Ainuksi nende küsimuste esitamisest algabki kõik. Aitäh, et kaasa mõtlesid!